Vetelpääste koeri on alati hinnatud. Veel üsna hiljuti Vene võimu ajal olid nad ka Eesti randades täitsa olemas. Uued seadused kehtestanud noor vabariik aga koeri avalikesse supluskohtadesse enam ei luba. Erandit pole tehtud ka neile koeravolaskeile, kes inimest päästa mõistaksid. Paljudes Euroopa supelrandades leiavad vetelpäästjate abilised aga ka tänapäeval kasutust. Ta väga distsiplineerib rannas olijaid, et kui läheb lihtsalt vetelpäästja ütlema, et nüüd tulge veest välja või sina ära tee seda või läheb joodikutele või lastele ütlema, siis nagu ei panda tähele, et mis sa ikka siin nagu kogised, et meil pole midagi. Aga kui sul on ikka niisugune suur koer kõrval, siis inimene suhtub hoopis teistmoodi. Asjaarmastajad hellitavad siiski lootust, et küllap koerad ka Maarjamaal jälle päästetööle tagasi lubatakse. Inimeste päästmine on neil veres ja seda võimalust ei tohiks raisku lasta. Eestis tegelevad vetelpäästekoerte koolitusega vaid asjaarmastajad. Koolitusprogrammi veab Eesti Newfoundlandi koerte klubi ja treeninguid püütakse läbi viia igal nädalal. Paraku napib randasid, kus seda teha saaks. Koeri siin treenida tohiks, aga küsimus on meil paadi kasutuses. Kuna Harju maavanem oma määrusega ära keelanud Männiku karjääris kõik veemotor sõidukid, siis kui me tahaksime treeninguid teha päramootoriga siin, siis see on tegelikult keelatud. Alles täna saime teada, et me tohime siin kasutada elektrimootorit, kuna esialgne info vallast oli, et ka see on keelatud, et ka see on veemootorsõiduk. Täna Keskkonnainspektsioonist saime teada, et meil on see lubatud täiesti legaalselt ja hetkel liigume sinna suunas, et ühineda reservpäästerühmaga inimestena ehk siis vabatahtlike vetelpäästjatena, moodustada sinna rühm ja siis oleks meie paat, meie töövahend ja siis me saaksime siin teha ka päramootoriga treenida. Koerte jaoks on ka väga oluline harjuda ju mootorimüraga. Jah, loomulikult ja siiamaani meil sel suvel sellist kohta ja võimalust ei ole kahjuks olnud peale meie laagri, kus me siis saime kasutada kõike. Eks need kiirused on teised ja kõik see kõikumine ja asi, mis tekib suurema mootori ja selle müraga, loomulikult osadel koertel oli see alguses nagu harjumatu, kuna siiamaani oleme teinud ainult aerudega. Esimesed koerajuhid on koos koertega ka pinnalt pääste koolituse läbinud ja see on juba suur samm edasi. Kuidas Päästeamet vaatab teie treeningutele ja üldse sellele koertega päästmisele? Esialgu nad olid väga skeptilised, aga peale pinnalt pääste koolitust, kus nemad olid reaalsed uppujad ja meie käisime nendega koertega järgi, siis nende jaoks oli see väga huvitav ja tore, et neil tekkis isegi küsimus, et miks neil ei ole selliseid koeri, kes neid nagu toovad kaldale ja sellised mootorid nagu kaasas. Rahva arvates on ilmselt populaarseim vetelpääste koer Newfoundlandi koer. Newfade ülesanne oli algselt raskete kalavõrkude veest väljatõmbamine, vette kukkunud kalade püüdmine ning vajadusel ka kalamehest peremehe päästmine. 19. sajandil hakati Newfoundlandi koeri ka Euroopas kasutama vetelpääste koertena. Newfad ei kõhkle vette appi hüppamast ka kõige rajusema ilmaga. Nad sobivad vetelpäästeteks tänu oma ujulestadega jalgadele, tüüritaolisele tihedale sabale ning veekindale topeltkasukale. Loomulik päästeinstinkt muudab nende koolitamise vetelpäästjaks tunduvalt lihtsamaks ja paljud vees hätta sattunud inimesed oma elu natukese just nendele koeramürakatele ongi võlgu. Õppust võtavad üsna hästi. Et söök stimuleerib neid muidugi tohutult hästi ja nad arvavad, et nad peavad 24/7 sööma. Et siis söögiga annab väga hästi harjutada ja vetelpäästetreenis muidugi pole suurt midagi vaja. Et vesi on iseenesest piisavalt hea motivaator. Aga kas nad kohe armastavad nii vett, et nii kui vett näeb, kohe läheb? Jah, et päris raske on, kui siin teisi ujujaid on, et kes kõrval on, et päris raske on eemal hoida nendest, nad eeldavad, et nad peavad päästma kogu aeg. Vetelpäästes kasutatakse veel ka Leonbergereid ja Landseere. Nemad armastavad vett täpselt sama palju kui Newfadki ja ka neil on ujulestad täitsa olemas. Iseloomult on nad samuti väga intelligentsed ja tähelepanelikud. Hea meelega löövad nad ka teistes tegevustes kaasa ja näiteks turukorbi või poekoti kandmise
võib vabalt nende hooleks jätta. No mis harjutus sa nüüd praegu harjutad? Ma harjutan koeral seda, et ta hoiaks inimese kätt, mitte ta ei näriks seda, aga et ta üritaks seda või hoiaks seda paigal niimoodi, et see on kasulik siis, kui on uppuja, kes on juba meelemärkuseta, et siis tema võtab sellest käest, jalast või millestki kinni, aga ta ei näri teda. Ehk et ta toob ta tervelt kaldale. Leonberger on tõeliselt heasüdamlik lõvilaka ja tumeda näoga hiiglane. Enam levinud sõnad, niinimetatud leodest rääkides, on tasakaalukus ja rahu. Mitte mingil juhul ei tähenda see aga seda, et koer oleks apaatne. Lastega näitab ta üles erilist kannatust ja armastust ning loomulikult muutub ta nende ja teiste pisikeste koduloomade metsikuks kaitsjaks tõelise ohu korral. Tähendab, alguses on harjutused saavad kuskil 2 aastaga selgeks ja et koer hakkaks korralikult tööle, et ma saan olla täiesti kindel, et ta teeb alati ära need asjad, see on 4 aastat. Et alguses, ütleme, käib seal oma pere inimestega koos ujumas, toob lemmikmängu asju veest välja, et see peab koerale olema selline positiivne kogemus, mitte nii, et ma sunnin teda nüüd alguses mingeid raskeid asju tegema. On olemas aga veel üks koeratõuk, kes vees hästi hakkama saab. Selleks on Moskva valvekoer. Paraku Eesti asjaarmastajad temast väga suures vaimustuses pole. Nende arust läks venelastel päris oma koeratõu loomisel midagi veidi nihu. Nõukogude Liidus üritati teha sellised 2-in-1 ja 3-in-1, et koer ühtlasi kaitseks, valvaks ja päästaks inimesi, et koer, kes on nagu agressiivne ja umbusklik, et see ei saa päästa kõiki suvalisi inimesi. Eestis jättis möödunud aastal oma elu natukese märga hauda 61 inimest. Tänavu on see number juba praegu 75 ja suvi pole veel läbi. Vetelpääste koerad koos oma peremeestega tahaksid samuti anda oma panuse, et seda uppunute hulka kas või veidikenegi vähendada. Seetõttu jätkatakse ka treeningutega. Esialgu küll pool salaja, kui nii võib öelda, aga mis sa hädaga ikka teed? Loodetavasti see olukord aga muutub. Männiku karjääri üks peremehi, aktsiaselt Silikaat, on juba päästekoerad oma territooriumile lasknud ja küll see ka mootoriga päästepaadiga sõitmise luba varem või hiljem saadakse. Päästekoerad löövad kaasa muideks ka rahvaüritustel. Juba 22. augustil lüüakse näiteks kaasa Järvamaa ohutuspäeval Paide järvel ja 28. augustil Tartu Emajõe päevadel. Nii et kel huvi päästekoeri tegutsemas näha, minge aga oma silmaga kaema.